Tere kuulama muusikanõunike podcasti. Delfi meediamajas on kriitikud Siim Nestor ja Tõnis Kahu. Loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Tõnis, sinuga me ei ole väga ammu näinud. Ma tean täpselt, millal me nägime. See oli mingisugune monumentaalsaade aastavahetusest. No nii, ja vahepeal võib vist julgelt öelda, et maailm ei ole päris enam see, kui ta oli siis. Jah, aga ma ka ei tea, milline ta täpselt on. Ma kogu proovin aru saada. Ja selle kohta ma tahtsingi su käest küsida, et mõned inimesed võtavad neid muutusi praegu võib-olla äkki liiga emotsionaalselt. Ja, mina näiteks võtan ka neid liiga emotsionaalselt. Ma ei tea ka, millega veel peab võtma neid. Ratsionaalselt neid on väga raske võtta. Ja see on nii pikk teema, et ma tegelikult sinna ei taha minna. Aga see okupeerib aega, mida võiks kasutada kasulikumalt muusika ja muude asjade jaoks. Aga ta ikkagi kulub mingisuguste interneti peale. Muusikat sa sellegi poolest, ma usun, oled kuulanud küll. Ikka jah, siin palus isegi arvustada selle aja jooksul siin paari kommertslikult edukat plaati. Mida ma hea meelega teen, mulle aeg-ajalt need kommertsmuusika sutsakad meeldivad, Weekend ja Jenny. Viimane K-popi plaat. Oli meil eelmises saates Jenny. Jenny, kuigi ma ei saa aru, mis seal sellest nii väga seda K-popi seal on. Ei olegi, jah, ta USA selline Ameerika. Aga see on vist mudel, et kui nad lahkuvad, teevad soolokarjääri oma nendest suurkorporatsioonid, mis on tõesti mingid ebainimlikud struktuurid, need ei ole plaadifirmade moodi, need on mingisugused mingid suured muusikavõimlad, kus toimub nagu selline treening, jõutreening põhimõtteliselt. Ja siis, kui nad sealt hakkavad lahkuma, siis nad leiavad, jah, tal on, mis USA muusia on tal seal kõvasti. Kuidas nendel viktoriinidel käid endiselt? Tuleb ette. Kuidas seal läheb? Kas on midagi muutunud ka või kõik on endine? Seal on muutunud asukoht ja veel mõned nüansid, aga seal on selles mõttes hea rahulik. Jah, on küll hea rahulik. Ei, mis seal on, tuttavad inimesed, selles mõttes on hea rahulik. Aga ma ei tea, palju ma seal veel käin, ma ei ole mõelnud veel. Aastad pole enam need. Kolmapäeviti on seal. Üks on kolmapäeviti, midagi on neljapäeviti ka. Igal juhul, ma loodan, et me hakkame ikkagi sinuga seal tali suplemas käima. Jah, ma mõtlesin, kas ma räägin sellest. Nüüd ma on midagi nagu lubaduse moodi hakkab vormuma siin. Ja siis ülejärgmisel aastal meelitame ka Siimu sinna kaasa, kes on kogu aeg neid sarvi vastu jäänud, kui ma olen tal seda ettepanekut teinud. No nüüd võib-olla häbi saab võitudast. Minul näiteks, mina hakkasin käima pärast seda, kui ma nägin, et Rain Tolk käib, mis asja, Tolk saab käidud ja mina ei saa, sest ja nüüd ma kujutan ette, et sa oled mõjud Siimule nagu siis Rain Tolk minule. Kuule, aga kas Siim ka räägib? Ma tahtsingi Siimu käest küsida, et mis popmuusika maailmas huvitavat on? Tere. Ei juhtunud vahepeal? Tallinn Music Week on meil ümberringi siin muusikalinnas Tallinn praegu. Täna on neljapäev, kui me saadet salvestame, et see algab täna, eks ju? See algab täna. Oled juba neid rahvast näinud sest linna peal? Ma tulin siia salvestusele kodunt, ma ei olegi kedagi näinud peale kassi. See on siis lihtsalt õhus see Tallinn Music. Jah, see on õhus, ärevus, vibe. Ja eks siis tuleb ringi jooksma hakata, aga muidu veel midagi väga suurt olulist pole olnud. Üks huvitav SoundCloudi raport ilmus, aga ma ei ole jõudnud seda läbi kammida korralikult. Mis selle huvitavaks teeb? Et milliseid muusikažanreid seal kõige rohkem kuulatakse, milliste kuulamised on tõusnud, milliste omad on veits langenud. Siin ma juba kohe hakkaks küsima, et kas ma tahaks täpsustada, et kui see uuring tehti, siis kas see, mis on pandud siis selleks hashtagiks või mis see eestikeelne
sõna selle kohta on, mis sa paned lugudele juurde või kuidas seda üldse mõõdetakse seal? Sul on tihti, kui ma neid uudiseid või asju välja toodud, hakkad mulle esitama küsimusi, mille mina ei saa vastata. Okay. Ei, no ma mõtlesin, et sa vaatasid seda. Ja selles mõttes, aga ma ei oleks nii seda võib-olla ka uurinud, et see on vaja saata see küsimus Telegramiga nende uuringu tegijatele ja SoundCloudi omanikele. Nüüd läks igavaks, et siin peaks ikka huvitava. No tahaks öelda, et ma ei saa aktuaalsesse kaamerasse kunagi tööle, muud midagi. Ja aga seal oli tantsumuusikas on endiselt tõusvas Tech House ja UK Garage koos bassiga ja üllatuslikult trance. Ja siis, kuigi meil on nädal, kus on see 1. aprill, siis see uudis ei ilmunud 1. aprillil, vaid päev varem, see on lihtsalt naljakas uudis, et üks Kraftwerki vana liigegi selles bändis trummar 70-ndatel kuni 76 vist andis välja oma sooloplaadi, arvates, et osades tema lugudes lööb kaasa autorina ja muusikuna kaasa Daft Punki Thomas Banglater, aga see oli hoopis mingisugune tüüp, kes temaga sotsiaalmeedias ühendust võttis ja ta arvas, et see on Thomas Banglater. Igal see tüüp kirjutas sellele Kraftwerki Wolfgang Flüürile ja ütles, et mul see 2015 ilmunud soolovaat, mulle see nii väga meeldib, et ma kogun plaat, saada mulle see autogrammiga. Ja siis Wolfgang oli väga meelitatud ja rõõmus sellest ja vale Banglatel veel rääkis, kuidas see Kraftwerk on kindlasti mõjutanud nende Daft Punki robotite imidžit ja nii edasi ja siis ta kutsus ta oma plaadile kaasa lööma. Ma saan aru, et saab teha järeldused Kraftwerki, need mehed ei ole kõige nutikamad ikkagi kokkuvõttes nagu maailmas. No ja vaata, ta läks ka minema 76 võib-olla sellepärast. See ei ole kindlasti sellepärast, aga see on nagu lihtne juhtum tänapäeval. Kui sa suhtled inimestega ainult nii-öelda võrgu teel, eks ju. Vanasti oli vaja käia kuskil järelpidudel, saada tuttavaks, siis minna stuudiosse koos, sest asja ei ole enam. Nüüd kirjutatakse sulle Instagramis, kui see kõik, kas või meil, kes siin käivad inimesed rääkimas, näiteks, kes meil oli eelmine kord? Palju sa ise Aviga kokku said, kui te tegite seda lahti? Saatsite ka meili teele siin? Lugusi saatsime muidugi meili teel. Jaa, aga eks me kokku saame, aga see, et me saame, ma ühesõnaga tean, kellel ma saadan neid. Okay. Et selles mõttes on, aga on, et selline asi on kerge juhtuma, et kirjutatakse ju kogu aeg. Mulle kirjutasid näiteks praegu mingid jaapanlased. Oleksin ma, ütleme, kuna ma olen Kraftwerkis ikkagi siiamaani nii-öelda liige, või nii-öelda, ühesõnaga ma ei ole nii loll kui tema, siis ma ikkagi hakkasin natuke vaatama, mis jaapanlased, mis asju nad ajavad, mida nad tahavad, aga ütleme, see oleks kindlasti juba raha neile teele pannud, sest nad tahtsid natuke raha, et saaks teha koostööd ja siis pakkusid koostööd välja. Aga kui sulle see just see nädal. Aga kui sulle kirjutaks Michael Jackson ja küsiks 200,000 laenu. Ma mõtleks, et minu kas te ei ole surnud. Michael Jacksoniga mingid väiksed takistused tulevad. Ja seal võib kaalustada, et ei pruugi päris olla, aga kas Kraftwerk mitte ei hüüdnud ka, et nad tulevad sügisel Tallinnasse jälle või? Oli vist ju? Vist oli jah. Sellel eelmisel kontserdil sai käidud, see oli selline uhke kontsert tegelikult. Seal kusagil Pirital. Eesti näituste see oli ammu. See oli suhteliselt ammu. Nad vahepeal veel käinud ei ole. On küll minust. Tõesti või? On. Okay. No jah. Meil on külas Anett Tamm, tervist. Tere. Tõeliselt hea meel näha, kuigi äkki peaks ütlema hoopis Alonett, aga Alonett on ikka bändi nimi lihtsalt või... Ta on lihtsalt alter ego mul. Kuidas sa sinna jõudsid, et sul on uut alter ego vaja? Et meiegi saates on korduvalt kõlanud su eelmine bänd, sooloasjad, et miks Alonett nüüd? See on ikka loll küsimus iseenesest, aga küsima peab. Ikka peab. Eelmised projektid on olnud bändid
et ja nüüd oli aeg selleks nii-öelda sooloprojektiks. Alpha Collective bänd. Jah, see oli bänd ikka, jah. Aga lood olid ju sina kirjutanud. Just, aga kogu mu idee oli algselt, et see on ikkagi bänd. Nii, ja Alonett on? Alonett on veel enam kui Alpha Collective minu kirjutatud muusika, kus siis otsustan ja see tekkis lihtsalt vajadusest leida väljund laulukirjutajale minus. No see on fantastiline album, ma täitsa kohe südamest ütlen seda, mul oli kohe sellised ultimatiivsed mõtted tekkisid pähe seda plaati kuulas, et ala, et midagi sellist ei ole varasemalt Eestis tehtud, kus on selles mõttes, et nagu eks meil neid bände on ju küll ja küll, kes on ja artiste, kes ajavad mingit teatud stiili puhtust taga, aga ma ei tea, toon näiteks kas või Pia Fraus, eks, nad on edukad ka, aga ta on nagu võrreldes siis selle sinu 70-ndate ja 60-ndate lõpu muusikaga, mida sa teed, on seal nagu lood ka head. Täitsa fantastiline plaat on, kuidas see sündis? Ma kujutan, et sa istusid kodus ja mängisid akustilist gitarri ja lihtsalt laulud. Nii? Jah, nii oligi ja mõned lood sündisid ka klaveri taga. Aga see album sündis eelkõige tekstidest, et see on esmakordne minu jaoks, kus see kogu sõnum ja visioon laulust juba tekib minu peas enne, kui ma selle gitarri kätte võtan, et varasemalt on olnud nii, et muusika enne ja siis sõnad. Aga nüüd ma katsetasin niipidi ja see oli nii vägev protsess mu jaoks, et ma leidsin laulu kirjutamisest, laulusõnadest nagu laulusõnade kujul mingi uue kunstižanri enda jaoks ja võtsin oma lemmikartistide laulusõnad ka ette ja lugesin neid ja hästi, hästi tore minu jaoks. Bändi liikmed, mul on ka tunne, et need ei tule sul lihtsalt kutsutud stuudiosse mängima, et mõtlevad kaasa seal vähemalt, eks ju? Ja ikka, see on selline muusika, kus ei ole vaja partiisid eraldi kellelegi välja kirjutada, et mingi maani mu demod sisaldavad ka nüansse, aga eks ma saadan neile siis selle meloodia noodi nii-öelda ja demo ja nad saavad juba aimu, mis see mu visioon on ja siis panustavad oma individuaalse touchiga. Kas kontserte on selles Alonetiga siis olnud üks ainult? Ei, meil on ikka rohkem olnud. Esimene kontsert oli aasta tagasi täpselt, Tallinn Music Weekil ja vahepeal on olnud veel Võnkel, me oleme Erkiga Duos ka teinud seda projekti, seda saab niimoodi ka esitleda ja siis on olnud Fotograafiskas bändikontsert, Jazz-Karel Sügisjassil olime ja nüüd just oli albumi esituskontsert ka. Selle videot ma vaatasingi ja nüüd lähed homme ka lavale bändiga ja see bänd sul nüüd jääb? Ma loodan, jah. Ma ei kujuta ette pärast sellist plaati, et mis nagu mõtted edasi on, et või on see tõmbas ennast nii-öelda nagu tühjaks, et nüüd mõnda aega rahumajast ei pea midagi tegema või kuidas sul on? See on alati nii, et kui ikkagi saab mingi suurem projekt läbi, siis ma ei suuda kohe jätkata. On vaja seda mingit sissehingamise, teiste loomingu ahmimise perioodi. Et ma lasen sel juhtuda ja vahepeal on tulemas ka teiste koosseisudega kontserte, et siis on hea vaheldus tegeleda millegi muuga. Aga ühesõnaga, sul on ikka tähtis see, et on nagu mingid eeskujud või siis nagu mulle ütlevad inspiratsiooni allikad, aga ühesõnaga see on sulle oluline? Jaa, mul on alati olnud nii, et ma olen hästi suur muusika fänn ja mul on alati mingi suur vaimustus kellestki. Või mitmetest korraga tavaliselt. Aga selle Aloneti plaadi puhul, kes see kõige suurem mõjutaja oli? No seal on ka nii palju erinevaid. Et alustades
Nick Drake'ide ja Bridget St. John'ide ja kas või Beatlitega ja kõik Elton John'id ja kuni kaasaegsete indie-žanri lemmikuteni, kes on mul Wise Blood, Alice Phoebe Lood olen palju kuulanud, siis ma olen hästi suur Dirty Projectorsi fänn. No nende kõrvale sobiks see projekt rahulikult esinema, kui on mingi festival või midagi. Et ma väga loodan, et teil hakkab hästi ka selles mõttes minema. Kas see päris plaadina ka ilmub? Nagu esimene Eesti plaat, mida mina tahaks endale selle aastal. No siis peab ikka tegema. No tegelikult ma olen natuke selline pessimistlik realist, et ma ei julgenud selle esimese selle projekti uut debüütalbumit kohe füüsiliselt teha, et mõtlesingi, et ma vaatan, kas oleks mõtet. Ja sügisel äkki tuleb vinüül. On plaanis. No väga tore, selle elame üle. Selle jooksul ta läheb kindlasti ainult paremaks. Kus te homme esinete või siis täna, kui meil podcast välja tuleb reedel, eks ju? Me esineme kell 23.30 Fotograafiskas džässilaval. Kes seal veel on? Seal on veel 2 Rootsi koosseisu. Mulle nimed ei tule meelde, aga ühega neist esineb ka Tuuliki. Okay. Ja Estonian Voices on ja siis on üks Leedu mingi free bänd, mulle tundub. Okay. Free jazzi koosseis. Okay. No selge pilt. Siis teate, kuhu täna õhtul minna, kui kuulate podcasti juba praegu. Aga hakkame muusikat kuulama, Eesti ja mitte Eesti lood kõlavad siin vaheldumisi ja hindeid anname nagu ikka, 1-10. Ilus päev, et surr, baby, ilus päev ei jää. Liiga ilus päev, ma ei saa seda raisata. Võta valu vaigist, kui kõik ma valutab. Palun pääske minka, see on liiga palju paluda. Ilus päev ei jää, ilus päev ei jää, ilus päev ei jää. Ilus päev ei surra, baby, ilus päev ei jää. Ilus päev ei surra, ma ei saa seda raisata. Ilus päev, et surra, ma ei saa seda raisata. Võta malu vaigist, kui kuskil see ei kao. Keegi mind ei aidan peal, sest valitse mul kaos. Haavad on nii sügava, neil linna varjata. Ja ma popin bensa, siin ma seni kõnida. Baby, ma ei jaksa enam koha, mis siis saab. Päev, surr, baby, ilus päev ei jää. Liiga ilus päev, ma ei saa seda raisata. Võta valu vaigist, kui kõik ma valutab. Palun pääske minka, see on liiga palju paluda. Ilus päev ei jää, ilus päev ei jää, ilus päev ei jää. Ilus päev, et surra, baby, ilus päev ei jää. Ilus päev, et surra, ma ei saa seda raisata. See on Margiela värske album, debüütplaat, kui ma õigesti aru saan, Ilus päev surra ja selle pealt Ilus päev. No Siim, ma saan aru, sa oled selle plaadi sama suur fänn, kui mina olen selle Aloneti plaadi fänn. Võimalik küll, jah, täitsa võimalik ja kui oleks praegu see aasta lõpusaade, kus me toome kaasa loo, mis aastast kõige tähtsam on, siis ma praegu tooksingi praeguse seisuga, ma just selle loo tooksin sinna saatesse kaasa. Miks? Mis tast hea teeb? Võt jah.
Siin ei suuda enam muusika. Sa ei ole siis saates ammu käinud. Tänapäeval nii käibki ta linnu hääli niimoodi. Ja hakkab ei küll. Ei, lihtsalt asi on selles, et ma olen selle looga juba nii palju aega veetnud, ma olen sellest ka kirjutanud ja Margielaga tegin ka intervjuu, mis ilmus siin. Margiela, mitte Margiela. Margiela, mis ilmus kolmapäevases lehes ja oli tavalisest selline süngema ja tõsisema sisuga intervjuu, et ma olen kuidagi nii juba seda läbi elanud, see lugu on mu küljes ka, et mul on ebatavaline rääkida siin saates millestki, mida ma juba tean, tavaliselt ma kohtun nende asjadega esmakordselt, et kas mul on midagi nagu mis mul meeldib siin, mul on selline viga küljes, et ja ma olen sellest siin rääkinud ka, et mul ei ole tähtsad, millised on lauludes sõnad, mul on tähtis kohas nad kõlavad. Teine asi, mul ei ole tähtis, et need sõnad kuidagi haakuksid minu endaga, et nad kõnetaksid mu sisemust, et ma nendega samastuksin. Aga selle loo puhul ongi see kummaline efekt veel, et nad väga haakuvad mu endaga ja ma suudan nendega väga samastuda ja need sõnad, see sisu, see olukord, milles Margiela kirjeldab ennast olevat, see tekitab must ka veel eraldi sellist ma ei oska täpselt öelda, mis tunne see on, see ei ole kaastunne, vaid see on nagu selline tahtmine inimesele hästi kuidagigi appi minna või midagi sellist. Empaatia või? Äkki on empaatia, jah. Aga see empaatia on nagu ikka tavaliselt kogu aeg olemas, aga võib-olla siis on siuke, tekib hüperempaatia, ma ei tea. Ja nagu sellest, kui ühesõnaga mind mõjutab juba see väga, ma kirjutasin ajalehte ka, et kui see lugu ilmus, ma kuulasin seda nagu järjest ja mul kõndidest tulid ka pisarad välja. Ja ka kui ma nüüd siis nüüd nagu sellele, mis seal kõlab, tähelepanu pööran, siis juba see taust ja süntesaatorite surin, kuidas nad seal lainetavad üle üksteise, on ilus. See, kuidas Margiela nende erinevate vokaalkihtidega seal on ennast pannud laulma sellisesse sonivasse olukorda ja millise nagu meloodia moodustab see, vastu võib öelda jutumärkides räppimine, ega see nagu ikka ei ole räppimine, et see on midagi muud, vokaalkunst, et ka see meloodia on väga ilus või ja seal on siukseid detaile veel, see lugu on mul tegelikult üksikasjalikult peas, kohas ta seal see väga kõrgele keeratud häälega tuleb see haavatonni sügavad seal teises pooles ja see mõjub nagu selline lühike trap-muusika vaste kitarrisoolole. 10 ühesõnaga. 10. Alan, et kuidas sa seda moodsat trappi talud või ei talu? No ma kindlasti ei ole selle žanri spetsialist ja ei satu seda ka niimoodi kuulama, aga väga põnev oli kuulata ja minu jaoks tuli sealt esile mingi väga omapärane sisemine dilemma või, mis selles muusikas ka edasi kandus, et kuidas see sõnum oli nii pigem ikkagi väga sünge, aga põhi jällegi oma meeleolu poolest üsna helge ja samas viidud nagu klippima, et nagu liiga helge või mingi selline hüperrealistlik ilus päev, et lausa nii ilus, et on nagu ebameeldiv või et väga huvitav. Kaugemale ma jõudnud analüüsida, peab rohkem kuulama.
aga jah, kuna žanriliselt, mina ei oska nüüd öelda, kui ma trappi ei kuula, ma ei tea, et mis on seal žanris hea ja mis on mitte nii hea ja et siis ma lähen emotsiooni pealt ja annan sellele 7 punkti. Ma just tahtsin küsida, et kas tuleb 7? Tuleb 7. Tõnis, sinult ka? No nii. Tore oli, et Alanet kasutas kultuuriteoreetilist mõistet hüperrealistlik, mida minu arvates huvitav, et ma ei ole ise selle peale tundnud, ma ei tea, kas tegid seda täpselt selles tähenduses, aga et mida ma ei ole tulnud selle peale, et kasutada ka selle suure osa Siimu armastatud uue räpikunsti kohta, kus reaalsusest on mingisugused riismed ja see on asendatud mingisugused tehnitsistliku liialdusega ja väljavenitatusega. Siin on hästi huvitav, ongi see, et Siim rääkis pikalt, kuidas ta ei samastu sellega ja samal ajal jõudis ta mitte samastumisega lausa pisarateni välja, ehk siis Siim võttis seda kommunikatsiooni ikkagi mingisuguse sellise loomulikkuse võtme kaudu ja selle loomulikkuse teatud ülemäärasuse kaudu justkui. Aga teine võimalus on vaadata seda, võib-olla mina vaatan seda distantsilt ikkagi ja see mulle veel emotsiooni ei jõudnud tekkida, ma olen ka vähem kuulanud seda kui Siim, aga ma kuulasin seda siis, kui Siim selle postitas ja seal oli küll, mulle meeldis selle loo tempo, mis oli tõesti nagu väga huvitavalt välja laotatud, kuidagi selline nagu seisma ei jää, aga ei kiirene ka, väga hästi välja peetud see. Siis muidugi see tämbriline rikkus ja see sumin, mida Siim ka mainis siin. Ja siis need see bassi väiksed nagu võnked sinna sisse. Ja ta on nagu selles mõttes loona hästi huvitav, mis natukene ära tüütab ikkagi pikas plaanis on see vokaal, ma ei suhestu sellega nii hästi, et ta peaks ta ei pea midagi, aga ta võiks minu jaoks natukene lainetada samal viisil kui mingid muud elemendid siin muusikas, aga ta jääb hästi ühtlaseks ja seda ei saa nagu otseselt ette panna, aga nagu ikka teatud tüüpi veidi ambientliku muusikaga, mis ta ju on ikkagi sa hakkad aja jooksul rohkem kuulates seal nägema mingit detaile, mida sa kohe ei näe. Aga vokaalile on mul teatud teised nagu nõudmised. Et mitte, et ma sõnu kuulaks või mitte, et ma samastuksin, aga ma tahaks mingit suhtlust. Ja antud juhul mind vist isegi see tema üksinduse sägisemine nii palju ei huvitanud, et ma, või vähemalt selles esituses ei huvitanud. Playboy Karti uut plaati oled kuulanud? Veel ei ole, ma tean tema olemasolust ja hakkan menetlema, aga ma olen tegelikult ikkagi rahul selle kogemusega ja ma mõtlesin, et Siim võib postitada ka igasugu sellist asja, mille ma ei taha kuulata nii väga, aga sellega, seda ma mäletasin ja see annab 7 punkti. Ja, aga menetle Playboy Kartid ka kindlasti. Margiela, Ilus päev ja 24 punkti. She married for money, can't breathe. He's on my How do you make it down the street? City burns like a fire beneath. Child, your world's not tearing apart, though you broke its heart. Many
kiidetud inglise grupp Black Country New Road, siin saates enamasti põlatud, nende värske EP For Gold Country, Happy Birthday. Tõnis, kuidas sulle selline päris muusika mõjus? Päris muusika, kes neid põlgab peale Siimu veel? Valner ja minu arust on kõik ikka väga halvasti rääkinud selle kohta. No, amatöörid. Mis sa teed? Ja, ei, ma olen, ma ei tea sellist muusikat, mis mind, tean ikka muidugi, mul on sellist kodus ka, mis mind ikkagi kohati närvi ei aja, olles ta mõnel hetkel väga meeldiv. See on muidugi selline täpselt piiri peal, et ma tema filigraansust imetan ja tema tihedust. Rütmist ma jõudsin siin Raulile ja teiste kuuldes rääkida, kui nagu tihedalt see rütm on täis ehitatud ja vokaal ka muidugi ta ei ole liiga ekspressiivne, samal ajal ta kasutab nii erinevaid registrid, käib väga kõrgel ära, tuleb alla tagasi, aga ta nagu muidugi on ütleme selline vokaalitüüp, mis on iseenda ilust lummatud. Selliseid vokaliste on veel, need võivad ka pinda käima, näiteks Johnny Mitchelliga võib seda ka juhtuda, kuigi ta mulle pigem meeldib teatud perioodid eriti. Sama siin. Aga ta kuulub jah sellisesse nagu ajalooliselt huvitavasse perioodi, mis teeb selle, mida ma nüüd selle enda bändi kohta ütlen, või selle bändi enda kohta ütlen, natukene mõttetuks, sest et see on ikkagi väga sekundaarne. Et see oli üks huvitav periood, eriti Briti 70. alguse rockis, kus psühhedeelia läks vaikselt progeks üle, aga kui see Ameerika psühhedeelia oli, ütleme selline niisugune praktiline hipide maapiirkonna muusika ja siirdus üks kantrisse, siis Suurbritannias läks just nimelt progeks üle, võttis kaasa selle lapsemeelsuse ja mingisuguse muinasjutulisuse ja kas või see, mis oli esimese Pink Floydi plaadi peal. Aga see on muidugi teistsugune, et siin ei ole liiga suurt sellist kõlalist novaatorlust, tundub meenutab varast Genesist ja varast Supertrampi ja Jethro Tulli. Jethro Tulli nagu mitte, Jethro Tull tegi siis ameerikalikku blues-rocki 70. algul, jah. Aga võib-olla mingit Camelit ja mingit sellist, et ma ei usu, et seda kõike on tänapäeval mingisugustes arvestatavates kogustes vaja, aga see sõna proge ongi petlik, sest tegemist on ikka väga enamusel juhtudel väga regressiivne muusikaga. Ma ei ütle, et see lugu mulle isiklikult, nagu see konkreetselt see lugu väga sügava mulje, et ma arvan, et see on üldse albumi musa, et mis hakkab terve plaadi kujul tööle. Et ma annan siia ka 7, et midagi nagu mingisugust eriti, midagi halva ma siin ka ei näe, et mingisugust inimesed käivad ja külastavad vanu epohe muusikaloost. Anett, see oli natuke muusika ajast, mis on ka sinu plaati inspireerinud või? Jaa, absoluutselt. Ja tuligi välja siin loo ajal, et mina seda bändi ei tea, kuigi nagu võiks potentsiaalselt teada. Seal oli palju sarnasusi minu lemmikbändi Dirty Projectorsiga, kelle vokalist
David Longstreth, tema hääl on samuti selline, et kes vihkab ja kes armastab. Aga ma ütleks, et selle Black Country vokalisti puhul tal oli võib-olla rohkem nagu selline välja töötatud maneer, kui võrrelda selle Dirty Projectorsiga, kus solist lihtsalt toore jõuga läheneb. Komponeeritud on ka rohkem, komponeeritud on kogu see nende asi. Võib-olla küll. Maneer kui niisugune on sinu mõistes halb asi? Nii ja naa, et või maneerlik siis? Jaa, ma ütleks, et pigem ma ei näe teda liiga positiivsena, aga jällegi see sõltub nagu väga palju ka. See maneer peab olema kuidagi autentne sellele inimesele. Ja mind lihtsalt häirib see, kui inimene rohkem laulab, kui mingid selle hääle taga olevat. Et selle hääle taga peaks olema mingi emotsioon või sõnum või põhjus, et miks ta seda niimoodi laulab. Aga jällegi kui võtta kõrvale Kate Bush, kelle sarnasusi seal ka oli see peahääle peale hüppamine, et Kate Bushile on see lihtsalt nii autentne või ma peaks pikemalt mõtlema selle üle järele. Aga siis seda ei arvatud Kate Bushi kohta? Kate Bushi kohta öeldi umbes samu asju, mida Valner ja Siim oma ebakompetentsuses ilmselt selle bändi kohta. John Peelile ei meeldinud Kate Bushi. Jah, aga üldiselt ikkagi mulle meeldis ja ma tahaks veel kuulata, et siin loos oli väga palju asju koos, et need väiksed mingid improvisatsioonihetked ja just ma arvan, et ma tahaks seda kuulata sellise muusikakooli perspektiivist või veel, et mis need elemendid seal on eks sarnane tunneb sarnase ära, et eks see on näha, et see Black Country New Road on ka ikkagi muusikakooli inimesed kõik koos, seal on neil viiuldaja ja seal on saksofon kes on džässiklassis rohkem käinud, kes on eks rohkem seal progeklassis ja siis on ühise bändi teinud, umbes niimoodi nad kõlavad tõesti. Ja see on juba maitse küsimus, et ja see on sõltub kuulajast ka, et kes kuuleb rohkem seda haritud muusikut välja ja kes mitte. Ja aga siin midagi meenutas mulle Aldous Hardingit ka, kes mulle ikka väga meeldib, nii et ma annan 8. Siim? Ma olen küll selle Black Country New Road vastas meeskonnast, aga minu teada on see plaat neil esimene, mis on sedamoodi kõlamas. Varem olid nad see on EP praegu. Olid nad vist veidi teistmoodi või? See oli punki rohkem, jah? Ja sellist tühjust ja krauti ja ei on sellised korralikult komponeeritud ja täidlase soundiga nii päris lood ei olnud nad. Võib-olla, ma küll ei mäleta. Sellised Mercury Prize'i seal Inglismaal ikkagi nagu mitte päris lugudega naljalt ei võida. Ma räägin siis sellised, kus sa võrdled seda praegust ja varasemat. Olgu, ma ei hakka siin vaidlema, sest jumal teab, äkki ma mingi teise selle uue post-rocki laine bändiga ta segamini veel praegu. Aga võib-olla haaretest kinni selle eelmise loo puhul räägitud hüperrealismist, siis selle loo puhul ongi vist kõige vähem innustavam see, kui realistlik see on. See ongi kõik, mida see lugu suudab mulle mu vaimu silmas luua, ongi üks bänd, kes on oma pillidega ja mängivad seal, mitte kõik. Ja see on juba igav minu jaoks. Et kui nad oleks Kate, siis nad sulle meeldis kindlasti rohkem. Hidden Cameras ei ole väga kaugel sellest, et siis Hidden Cameras oli kehvemad pillimehed ja naised. 2 asja. Ja Kate. Mul oli selline kogemus Roskilde rockfestivalis, kus ansambel Tortes, keda me teame, Jed ja üks ole kõik. Ja siis nad lihtsalt esinesid seal ja siis nad lihtsalt olid mingid mehed, kes mängisid instrumentaalmuusikat. See oli väga nagu arvestatav
nagu allakäik minu peas. Natuke on Siim siin küll, ütleme, tuleb tunnistada, ikka mitte natuke, vaid üsna palju õigel teel. Kus sa tead, et Black Country New Roadi liikmed ei ole geid? Ma ei tea, nad ei laula, band marriage ja nii. Meil nii palju ka aega ei ole. Ei, ma ei tea, jah. Võid olla, ma ei tea. Mul oli siis üldse elus teine periood ja muusika maitses ja Hidden Cameras oli ikka siuke lendlev pop. See on selline raiuv asi, kus ma ei tea, kui keegi peaks tegema praegu mingit sellist Briti telesarja Canterbury lood, siis võt sinna lükatakse see, kui oli 80-ndatel Robin Hoodi sari, siis seal mängis Glannad. Ma arvan, et see võtaks praegu selle Glannadi koha. Ja Printsile oleks see meeldinud. Järgmine trump laual. Prints ei armastanud üks Real Music asja ju. Prints armastas Kate Bushi väga ja häid pilli. Goldi ka, kõik. Kate Bushi ja Cocteau Twins ja aga minu arust on see nendest asjadest kaugel. Ja tähendab, kui Margiela lugu tekitab mu peas sellised arusaamatuid asju, mingeid uusi asju, mis ma näen, siis selle looga ma nägin lihtsalt tavalist bändi. Aga ta käis mulle praegu vähem närmini kui mõned nädalad tagasi, kui me sama bändi kuulasime. Ma isegi algusest tundus mul, et täitsa isegi on juba meeldima hakanud, nii et võib-olla sellest Tõnise jutus, et see on albumi muusika võib nii palju olla küll, et äkki ma julgen seda kuulata, kuigi ma pisut pelgan, et need helid seal kriiskasid ikkagi mingil sellisel nivool, et me jaanuaris kuulasime seda just ta samal, mis on nüüd selle EP peal ka, et ma võin äkki poole plaadi pealt teab, mida see tähendab, pillid kotti panna üsna vähe on huvitavat muusika. Arvad, jah? Olgu 5. Jah, 5 on ammu kirjas. 20 punkti, Black Country New Road, Happy Birthday. Nii. See on Happy Birthday, lõpus teine lugu Happy Birthday. Miks nad nii valesti seda tegid? Ma mõtlesin, et see hakkab praegu Stevie Wonderi Happy Birthday't laulma. See on ainuke Happy Birthday, mida mina tean. Okei. Olen rõõmus nagu 7. Majakal on hirmus kõrge trepp. Isa valvab, et ma ei võiks alla kukkuda. Ootan, et see kontsert läbi saaks, ükskord me jõuaks kohale. Pole aimu ega hoidu, mis siis saab. Ja vihmapiiskadel on autoaknal võidusõit. Lõputu festival, kuni taldrikud lendavad. Kõik eksivad, korduvalt karjuvad, lahkuvad. Ja mu ema leiab end Hispaania päikse. Kõige kohalik kajakad. Savi hallib pilvena, siin kevadises linnas pole teha. Olen rõõmus, et me üles kasvanud vabas Eesti. Bändile ei ole ühtki paralleeli. Sedasi see alles selline asi, et sa oled sinna sündise. Sedasi see alles selline. Olen rõõmus, kui on keegi jäänud. Kui uksed sulguvad ja tuled kustuvad ja tuleb uus ilus päev. Olen rõõmus nagu jõuludel või jaanipäeval ööga. Taksoakna peale vajutatud räige huulega. Ilutulestik nädalaid enne aastat uuemat. Magan edasi, geniaalse ideegi unustan. Sest sütitab üksindus seespool töönseks teeb, ma ei kuule ka. Sest tunnen rõõmu vabanemisest, kui iga päev on niigi vaba kava. On peetud aktused ja võetud puhkused. Tunda rõõmu vananemisest, kui enam dokumentigi ei ole kaasas kanda vaja. Ma olen rõõmus, et me üles kasvanud vabas Eestis. Bändile ei ole ühtki paralleeli.
see on Eik ja pala pealkirjaga Rõõmus. Kuulsin seda mõned nädalad tagasi autoga sõites ja avastasin, et see on Eik ja et see refrään siuke kindkruulilik mitte, et Eik mulle halvasti mõju, nagu tavaliselt ma, kui raadiot näiteks vajatada ei saa, siis või vastu puud sõita äkki, siis avastasin, et mulle meeldib see. Siim, kuidas sul on? Eik on... Mina ei ole seda lugu veel kuulnud. Aga selle, räpi inimesena sa ju teda tead, eks? Jaa, ma tean muidugi, jah. Tean, ta on ju ka päris pikalt meil siin mänguväljakul olnud ja kas ei ole lausa 7. album, mis tal nüüd ilmub ja seal ta siis võtab nüüd oma taustadele rokiliku suuna. Tal on seal kaaskirjutajaks ja abiks Rein Fuchs ja kes see kolmas oli? Äkki Mattias Tirmastele. Jah. Ja räpiga on nüüd kõik ja ma lugesin ka seda, sul poeg tegi inteka temaga, ma lugesin ka seda. Päris pika, jah. Ja pika ja põhjaliku. Aga kas selle kohta oskad öelda, miks siin on see Eik 2509? Mingi teine Eik on ka olemas selle pärast? Ja siis ta nüüd pidanud oma nime muutma. Kuidagi midagi tal läks seal vist kunagi algusaegadel Spotify's oma nime. See ei ole Spotify, aga okei. No anyway, kusagil siis voogedastusse oma nime panemisega läks niimoodi, et ta ongi jäänud. Levitajale siis tegi vea. Ma ei tea täpselt, jah. Okay. Aga Rõõmus peakski kutsuma, ma nägin ühes videos oli tal Morrisse särka seljas. Mida? Nagu, what? Sa ei teinud avariid, nägid, et tal on Morrisse särk seljas. Ja, tuleb ikka saatesse kutsuda. Okei. Tähendab, selle loo puhul on... ma lihtsalt kiidan praegu seda, et ta on täiesti ebatavaline. Täiesti ebatavaline, aga nii ebatavaline, et ma ei saa aru, mis seisukohal ma täpselt olen, sellepärast, et ma tervitan seda, mida ma kuulsin, kuidas see mul täpselt ladestub, ma ei ole kindel, aga sellised indie akordid, siis sinna sisse sõidab see või refräänides see uljas puhkpill ja minule mõjus refrään mitte kui King Cruel tema peale, ma ei jõudnud mõelda, mulle pigem ta läheb sinna sellisesse ritte nagu Chalice'i isamaalised laulud. Mul on tunne. Ja muidu ka väga Chalice'i moodi ainult, et tosika. Jah. Ilma huumori meeleta. Album on juba väljas või? See on väljas, jah. Assa. Lugu või album? Album. Okei. Aitäh. Ja ühesõnaga... Ja siis peamine element muidugi Eiki enda selline etlev sõnade ette ladumine seal. See oli kõik piisavalt kummaline, et ma nagu arva, kui midagi nii ebatavalist komplekti siin saates ikkagi kuuleb, et peaks pisut saama settida. Mul on kuri kahtlus, et ma võin kraavi sõita autoga, kui ma seda järgmisel korral kuulen, aga ei ole välistatud, et kasvab välja mingisugune vaimustus, kui mul mingi nõks ära käib. Ma muidugi vaimustusin ainult selle üle, et ta mulle lihtsalt nii antipaatne olnud. See tema see tõsine, torisev etlemine, et mul on füüsiliselt valus olnud ja siis avastad, et siis hakkasingi mõtlema, et see võib ju ohtlik olla. Et mul võivad igasugused asjad meeldima hakata, mis mul pole kunagi meeldinud ja saan nendega nii-öelda harjun ja leian ka neis midagi ilusat. Kui sa mulle pärast sõna annad, pärast ma kindlasti annan. Saate külalist, siis ma saan jahutada seda hirmu. Aitäh. Aga Anet, sa tead Eiki? Jaa, ma tean Eiki. Kusjuures ma käisin
kunagi ammu juba, ma ei mäleta, mis aasta see oli, 2016 äkki, käisin noortebändi konkursil, mille pani kinni Eik. Ja ta oli siis vist 13 või 14 või midagi sellist. Sa olid žüriis? Ei, ma esinesin üksi. Okei. Aga ma ei saanud finaali, et ma olin seal kuskil mingis poolfinaalis üksi oma kitarriga. Ja ma lihtsalt mulle jäi sealt meelde see fraas, et minu bändil ei ole ühtegi paralleeli, et nagu Eestis on hea elada ja siis mul hakkas kohe mõte käima sinnapoole, et ma mõtlen nagu päris tihti sellele siis muusikute perspektiivist, et kas see fakt ja see tunne nagu takistab või takistab või just nagu utsitab meid siin Eestimaal tagant. Aga mul seostub Eikiga muidu, on alati seostunud selline nooruslik kuljus, võib-olla seetõttu, et ma esimest korda teda kuulsin ka, kui ma ise olin esimest aastat õppisin ülikoolis ja sel hetkel ma fännasin ka King Cruelet ja kuulasin teda päris palju, King Cruelet siis. Ja ikka on minu arust hästi teadlik oma publikust ja oma kuulajaskonnast, et see on, tema ümber on mingi huvitav fenomen ja ta on nagu see seda publikut on ka palju, ma saan aru. Ja ta on nagu ideaalne generatsioon Z-artist, mulle tundub, et on üles ehitanud oma karjääri nagu täpselt sotsiaalmeedias või natuke nagu käilakuju ka siis neile. Võib-olla, ma ei tea, aga minu arust on ta selles mõttes äge ja julge, et ta nagu nii noorest peast saati juba avaldab kõike, mis ta teeb ja see nõuab ikka teatud sorti julgust ja mul meenub, et ta kuulutas välja, et tal on tulemas väidetavalt ka punkalbum, nii et äkki see EP on see sild selle pungini ja eks saab olema huvitav kuulda. Äkki see oligi tema punk? Ma ei tea, ma korra mõtlesin ka, et kas see läheb ka sinna uuele albumile, et aga see pole veel vist päris see punk. Aga ma ikkagi arvan, et ta on tubli poiss ja ma annan 7 punkti. Siim, sina ei andnud punkte? 5. Aga siis Siim, sa pead ütlema, miks see on selles mõttes kuidas sa ütlesid, kummaline muusika? Ebatavaline, jah. Mis mõttes ta on seda? Ma seletasin seda sellega, et sellised elemendid, millest ta koosnes, et sellist kooslust ei ole hästi varem ma kogenud. Siin saates? Või üldse? Isegi üldse ma arvan, jah. Ja ma nimetasin neid ka, ma sain neid vist 5 tükki või? See on see, kui sa oled saatest kaua ära. Minu arust on see ikkagi nagu uimaseks tegevalt klišeelik ja ära tuntud terve see mingisugune indie shiny kergelt džässiliku vibe'iga niisugust poppi, millele peale räägitakse ilma, et juletaks teha vokaalis mingisugust huvitavatki ekspressiivsust. See on seda kõik kohad täis olnud. Ma lülitasin ammu, see oli 90-ndatel lülitasin sellisest muusikast välja, sest et see oli nii lootusetu kuidagi sellesse süveneda. Just Quickstart või? Valatad sükkas palju? Ei, neil oli ekspressiivne neil oli mingisugune ambitsioon, mingi budistlik ambitsioon, jätame selle kõrval, aga seal oli, ma isegi ei suuda neid bände enam nimetada, need olid kõik sellised 1- või 2-sõnalised nimed ja neist sai inglise ajakirjanduse aeg lugeda. Mõnikord suuri arvustusi, mõnikord enamasti väiksemaid ja siis küll suri see välja koos muusikapressi. Sa rääkisid Eesti muusikast? Ei, ma ei rääkinud Eesti, ma räägin üldse. See on selline nagu nii aneemiline traditsioon, kuhu sai juurde kleepida väikese mõne müraefekti ja siis nagu tõesti mõningisugust džässiliku elemendi. No võtame näiteks see eelmine lugu oli nagu täiesti tihe, viljakas ja mitmekesine, aga siin nagu nagu oleks antud ülesanne, et tehke lugu, milles puuduvad kõik need huvitavad karakteristikud ja featured. Aga et oleks indie?
ei no mis indiga ei ole, see ei oma tänapäeval vist enam mingit tähtsust, aga noh, ta on, Back and Shake soovib mitmekesisus, ma saan aru, et punk ja et ta tahab teha erinevaid asju, mis on nagu omamoodi imetlusväärne. Ma ei suuda välja mõelda, mis ma peaks tegema selle looga. Et paremal juhul, tead, mis juhtus paremal juhul, Raul? No. Paremal juhul see nende baas, mis oli ka Indigos väikse sellise tantsuelemendiga, meenutas mulle selliseid mineviku Eesti ansambleid, nagu näiteks Una Bomba, kus ma kujutan, et Pedaru võiks laulda siia peale, siis võiks seda nagu ümberprodutseerituna muuta seda suunda, aga see oli nüüd väga suur stretch. Et mis ma nüüd annan? Ma mõtlesin, et ma ikkagi ei anna alla 5, siin on ju professionaalselt tehtud see asi kõik. Aga midagi enamat ma siit ka kuskilt välja ei vigista, ma ei näe siit kuskilt midagi. Hull solvang, aga okei. No mis siis, sa ise sa hakkasid kraavi sõitma, kui sa... Jah, aga igal juhul okei. Eik, Rõõmus ja 17 punkti. Jõuame ühe loo veel kuulata. See on Yukimi, Little Dragoni ja Kuupi laulja Rootsist. Rules of School, tema värskelt vist debüütsoolokalt For You. Tõnis, head trummid, kas polnud? Ja, siin oli palju head. Kas tohib lolli sellise poliitiliselt ebakorrektse, kultuuriliselt ebakorrektse 50-60 aastate džässiajakirjade küsimusi küsida, et kas ta oli mustanahaline laulatel või valge? Ei, tema on Aasia päritolu. Vahi? Nimi tegelikult võiks ka sinna viida. Jaa, mis ta perekonnanimi on? Siim, sa tead? Ma tean, aga mul ei ole praegu meelde. Mul tuleb ka varsti meelde. See minu viide tähendas seda, et kui tehti sellist blindfold testi muusikutele Downbeatis, džässiajakirjad, siis nad pidid alati ära arvama, nad pidid kohe, see oli eesmärk ka arvata, kas saksofonist on mustanahaline või valge. Tõesti, jah? Jah, kui 50-60 väga levinud. Kuuledki kummal, täna ei tegele sellega enam keegi. Ta oli, ütleme selline
diiserlugu või isutõstja lugu, millest ma tegelikult midagi väga palju veel teada ei saanud. Et siin oli huvitavaid instrumentaalseid lahendusi, beat oli väga kihvtilt tehtud tõesti ja tema häälel oli ka sellist lubavat nagu lubavat nagu joont, mis kuidagi lõpupoole ma hakkasin aru saama, et ta on päris jõuline see hääl, et ta võiks liikuda päris nagu domineerivaks, mida ta nagu algul teadlikult ei teinud. Selles mõttes ta oli vägagi targalt juhib oma sellist nagu muusikast üles. Ta on laulnud ka Gorillas, siis DJ Shadowiga teinud. Ja ta ilmselt on väga adaptiivne või ta hästi kohaneb sellega, mis musadel on. Mul oli selline tunne, et ta siin ka ütleme, üks kohe mõte oli, et huvitaks tema, kui otsida, ma olen piisavalt vana, ma võin minevikust otsida, et kas ta võiks olla sadeega mingisuguseid nagu jooni, kui seal algul oli ka mingi afroelement selle džässilikkuse juures. Aga võib-olla seda mitte siiski lõppjäreldusena. Aga ma olen sümpaatselt, ma olen 1-8 võin ikka panna, nii arva käin siin. Jaa, ma arvan, et see ei võta sul tükki ära tõesti. Anett, sellist kunagi mulle väga-väga meeldis, oli grupp nimega Coop, rootslased, ja tema oli seal külalisena laulmas, vist mõlemal albumil, mis neil olid. Vist olen kuulnud, aga tõenäoliselt mitte liiga see oli su aasta album ja ma imestasin, kuidas see juhtub. Ja eks ma imestan ka ise. No, seal aga tol hetkel tundus kuidagi hästi värske. Jaa, tore selline gruuvi muss. Mingi vahe seda gruuvi värki tuli nii palju peale, et mul sai natukene villand, pean tunnistama. Aga ilmselgelt kui kuulata, ma ei tea, Alfa Hello EP-d saab aru, et mingi hetk ka mind ennast väga palju mõjutas. Aga mulle meeldis, et seal oli neid üllatusmomente, et ta ei jäänud nagu niisama tiksuma terve loo. Et see väike, kas või see väike süntpassi lõpuke siin ja mingid sellised elemendid, et mis tegid ta veidikenegi rohkem eristuvaks, et ei ole järjekordne Kruang Pinni koopia. Aga ja siis panin tähele, mulle meenutas üks vokaali moment hästi Minni Rippertoni, kui ta sinna kõrgele ronis. Et see oli nagu ka äge moment minu arust, sest et ta kandis selle välja. Ja ma ei oska rohkem arvata. Täitsa mõnus selline meeleolumuss võib-olla. Ma annan 8. 8. Siim Jube või? Mulle meeldis see Mini-Aafrika, mis seal oli. Seda oli hästi vähe, ta oli täpselt mõõdukalt nii palju, kui me seda Aafrikat tahame. Siin ei ole meil liiga palju Aafrikat vaja, teeme Tõnis, sina tegid selle lolli nalja selle ukse lahti ja siis ma pidasin nagu silmas seda, kuidas teda oli seal doseeritud, et tavaliselt kui keegi võtab nõuks, olgu siis kas terve oma loomingus või siis ühes loos afro beatide ja pilli võtmestikuga proovima hakata, siis nad ikka panevad kohe täiel rinnal lopsakalt, aga see oli seal nii delikaatselt, tasaselt vulises. See mulle istus ja mul on ka Little Dragon meeldinud. Coop käis närvidele, aga üldiselt oli see lugu seda sorti lugu, et mis on liiga see hea maitse minu jaoks. Ma alati kardan, kui inimesed küsivad mult, et soovita midagi head kuulata, mis on ilmunud, siis ma õudselt kardan, mitte nüüd sõprade poolt. Et inimesed loodavad, et ma midagi sellist soovitangi, selline, ta on intelligentse kaaluga, kõik on hästi tehtud, natukene teistsugune, mis näitab, et sul on ikka nagu uudisimulik maitse ja diplom. Ja diplom. Ja mulle siuke
hea maitse käib väga närvidele. Sina tahaks Lady Gagat soovitada. Miks mitte? Jah. Just nii. Mul isegi nats juba meelest ära läinud see lugu. Mul on ka see jama. Meeldi pum. Jah, see oli tõesti tore. Ma arvasin, et sealt läheb lugu edasi. Teine asi on see, ma tegelikult nagu hoian tagasi ennast, et ma räägiks võimalikult viisakast. Mul on kohutav kafeiini puudus praegu. Kofeiini, vabandust. Kafeiini. Mida see tähendab siis? Kofeiini puudus või? Sul on õudne uni või? Ei, mul ei ole uni, aga ma mega närvis praegu. Kofeiin rahustab sind. Ja ajud on niimoodi. Ajud on üks turses. Okei, no kõva. Näe, vaata, mis siin juhtus. Mis seal juhtus? Jumal tännatuks, meil on teine salvestaja ka. Oi. Ei ole siin Delfi meediamajas ka need asjad ikka. Mälu on täis, näed. Mälu on täis. Siis on meil vaja tõesti ruttu teha. Aga mis see punkte on, et paned... Pane 5. Panin täna 3-5 või? See teeb kokku 21 punkti Yukimi, Nagano Yukimi nime all siis. Kõik 3 lugu on peaaegu, natuke rohkem väärt kui see 1. Jaa. Täst ebausaldusväärne endiselt, nagu siin alati. Nii see on. Kiiruga soovitame ka üritusi ja mina soovitan mingigi täna õhtul vaatama sinna fotograafis, kas Alonetti. Ja ma soovitasin eelmine ajal Tallinn Music Weeki, ma soovitan praegu ka Alonett oli mul ka seal areeni alt ilmunud soovitustest ja seal oli veel 11 veel, terve rida. Ja lisaks, ma nüüd ei tea, kas need piletid on välja müüdud või mitte, aga järgmisel reedel on ühe uue ööklubi avamine Tallinnas, Von Kraali ruumides. Üks pandi kinni just. Kosmos pandi kinni. Kusjuures ma peaks seal Kosmoses järgmisel nädala reedel esinema, ma ei teagi, mis aga no siis võib-olla siis. Ja sellega nulliga on ka nüüd keeruline värk, et tuleb välja, et see avamispidu jääbki vist ainukeseks peoks jälle. Igal juhul seal esineb Ines de Ferrari, kelle singel, mis ilmus, oli hullumeelselt hea. See on ka kindlasti lahe üritus, jah. Aga see, et meil on nüüd klubid, mis peaaegu et ei avanegi, see näitab, kui heal järjel see majandus meil on. Tõnis, ma saan aru, sina kedagi soovid ei viitsi? Ei, kuulake muusikat ja lugege raamatu. Mis džässe sul mängid? See on keegi Charlie Parker, ma ei tea, mingisugune. Ma kahtlustasin. Kas see saksofonist? Eriti džässi kuulake. Jaa, on. Sa saad aru, on see valge või? Okei. Alonit, sul on äkki kedagi soovitada? Muidugi tulge Tallinn Music Weekile. Ja selle džässi saatel võib ka džässkaart soovitada. Ma ise ootan huviga mingi teisipäevane päev oli vist või kolmapäevane, kus on laval 3 trummarit. Kristen Osgood, Christian Lillinger ja 3. ma ei mäleta, aga nad on kõik sellised täiesti hullud peast, nii et ootan seda. Huvitav. Tõnis, sa ei lähe džässkaarele või? Ma ei ole midagi veel otsust. See ei ole kindlasti mingi tavaline džässikontsert. Ei, ma tean, aga Siemens Hälli akustilist trummis on. No vaata, ma lähen. Jah. Selline oli seekordne podcast Muusikanõunikud. Täname endiselt Muusikalinn Tallinnat toetamise eest või toetuse eest. Meil oli külas Anett Tamm, otsige üles Aloneti album, kui ei ole veel seda siiani teinud, on mida kuulata. Tõnis Kahu ja Siim Nestor oli kriitikud, mina olen saatejuht Raul Saaremets. Kõike head. Kõike paremat. Head aega. Kuulmiseni nädala pärast.